vaatame siis. Täällä me testime siis uut tsüklit. Tätä leiame uue raja. Vaatame rehvid üle, pandi uued alla. Linna vahel oleks väga filmi ei tee. Vaata nüüd väiksid külad olemas ka. Kohalikud sõlud. Seal on need mäed. Mis kõik tuleb kunagi läbi sõitu kõigelt. Väga harta muutus oli tegema. Siukesed lahedad teed. Natukene linnakerast teeme. Teid on siin muidugi väga palju. Sõitmist on küll ja küll. Väga pikalt ei võtta siin. See on mingi uuem profiil. Õige jah, see kohe siin vaheldab. Et siis natuke tutvustus ka, et oleme siis praegu Alanias täpselt 8 kildi kaugusel Timchai mägedes. Saab sellise kavast taksiga sõita. Tahab. Päris 302 ta pole, aga siin sellistest ütleme rohkem tururadadel jääb ka vabalt. Väga haarden tuurest pole mõtet tehagi. Ja raisi linti. Ma veel näitame siis natuke vaadet vahepeal. No seal on... palvetamisaeg. Seal on meil Alania näha. Timchai mägi. Mäestik. Siin on jälle siuke ilus perveke alla, laseme siin rahvalikult silma mootorit. Ja mis siin chillida saab. Võt. Soovisime ka natukene tõusu siin. Sikal saab hakkama küll. Lähme siis tõusime edasi veidi, vaatame kui jõuame. Oleme juba nii palju ära tõusnud, et siin tuleb juba hakata langema.
väikse langus jälle. Siin ka. Tundub, et siin ainult urumehed teevad ka. Ai. Ahah. Ja tagasi alla. Loomulikult see tõus on selline, mida aastaga tagasi oleks vaatanud, et mina küll tead ei lähe. Praegu ma lihtsalt kaldus natuke kõrvale. Põhimõtteliselt teadega oma viga ja võib-olla pole nii harjunud selle rattaga. Aga kui pole harjunud, ei tasu sellist tõusu ka võtta. Vaatame, siin kõrval läheb mingi pöörab ära poole pealt, vaatame, mis seal saab. Siin ikka saab. Ja tahab edasi. Aga siin on kohad on näha päris enduro jälgi. Ilmselt see on üks koht, kus läksid ka sõitnud. Jah, võib-olla on. Loomulikult on seal enduro jälgi, sest et me park on seal lausa, kus saab siis harjutada. Tundub, et siin on täitsa kuha rada. Ja siit saab üles tulla ja alla minna ja teadmagi suurest sõits. Ja siit meil treeningkoht. Võtsin alla, siin sai siin pargi juures ja on hea hullata küll. Aga see on umbes 220 meetri kõrgusel ja seal on ikkagi praegu kavale. Lähen ikkagi üles poole. Seal on jääda. Nüüd on selle kindel mäe ära. Sõitega poole. Et jah. Sõitan hea, aga kui te rapsima hakkad, siis väsitad ennast ära, et maale ei jõuad. Siis et allveele sõitad jääga vahti ilmadega siin alla hea hullata. Ja lähedal ka. No me nagu tõesti 8-10 linnast. Nii oleme siin natukene roninud. 677 ja praegu kõrgus. Õhk on juba palju mõnusam siukene 60-ga sõites isegi täitsa jahustav. Hakkavad juba tekkima siin maastud. Nagu näete. Ja nüüd siis proovin korra käia seal siin üleval mäe otsas. Kuhu saab ainult tsikliga või võib-olla jala. Ja niisugune hästi vägev pikniku koht. Vaatame, kas Talvel me sinna tsiklitega üles ei saanud, seal oli nii libe ja märg. Võib-olla täna saada, proovib. Vaatame eilel. Siin peaks kohe tulema siin nurga taga, aga see ilus sinine tamm. Ma enne ära ei pea pöörama, ma ei näe. Jaa, ma pööran ikka enne ära. No selge, siis näeme seda tammi pärast. Ühesõnaga sinna üles on vaja saada. Järgmine miks on lõpuks, ma maha peaks ei filmi. Samas, jah, igavalt ka. Siis on lõpuks ikka kuulata neid ikka. Panin kaamera kinni ja tegelikult me ikkagi näeme siit ka seda tamme.
seal on ilus tamm. 757 kõrgust juba. Ja praegu on siin mõnus niisugune jahe tuul juba. Siin on roosa teid, on vähe järsemaid teid. Sõitmist küll. Ja sama on teisel pool seda. Teisel pool tammi. Ja mõned võtmuse tõusud veel. Praegu. No nii oleme siis jõudnud siia pikniku koha viimase tõusuni. Pikniku koht on seal üleval. Kalju otsas. Vaatame, kas täna läheme ära. Kuilev on küll. Läheb. Tegi siin juba aidatki. Praegu on 814 meetrit kõrgel. Temperatuur on juba selline, et all on siuke õudne ilm minu jaoks. Siin on juba täitsa tiim täis varustatud. See on see saatuslik tõus, kus Meelis kõrvapoisikene siin ühe hüppe tegi kunagi saadajast. Aga jah, praegu ei ole probleeme. Siin meil see piknikulood on. Teeme piknik. Vaatan kõrgusega ära. 845 meetrit. Ja palun. Ilusad looduslikud toolid. Ja natuke mitte nii looduslik laud. Ja ilus looduslik vaade. Merele ja mägedesse. Alla minek videoga. Ja on mingi ilus vaade. Kui video pealt ilmselt jälle ei tundu, siis tegelikult see kraad on siin päris arvestuslik. Ei ole midagi hullu, aga ainult tagapiduriga läheb siin natukene raskeks isegi. Natukene esimest kaitama. Tsikli kohta nii palju, et jah, päris tutikas KTM-i kaskas ta ei ole 100 kilomeetrit. Ikkagi natukene lahjem, mis on ka algajale tegelikult sõbralikum. Natukene raskem, see 24 kilo. Aga samas on 4-taktine ja rahulik. Uued rehvid all loodsid tehtud. Võtti küll. Olen jõudnud täpselt 1000 meetri peale. Mööda neid teid tulin. Iru-iruline. Niisugune rahulik ja ilusa töö. No nii, nüüd oleme siin 1200 peal. Siin mingi tee otsa vaatan, mis läheb. Siin on juba õhk täitsa selline, et võtta sõidad siin 340-ga, siin on juba tundub seda täitsa nagu jahe on. Mõnus. Ei ole kõrvetavat kuumust kuigi. All on vägagi kuum. No siit vaat nüüd kuskil mingi rada. Järgi, kui ta läheb.
või noh, rada, tee. Aga kasutatav tee üldse ei ole. Siit üles, siis tuleb vägevam tee. Äkki nad lähevad kokku. Ülejäänud ei oleks siit tulnud, okei. Hästi kuhu see nüüd välja viib. Siin 1200 on vaatab peetud sõit. Okei, ma panen tagasi keelama, kui kuvitti vaatama. Ja praegu on lihtsalt uus rada, kus ma pole käinud. Ei pane ka. Mingi paistab. Ja kodu on siin millis vaadeid. See jällegi koht, kus turiste käia päris rendiautoga ei tule. Ei, lõpeb juht. See on vähe siuke tükk mõnus langus. See võib olla suusarada. Ja ma enne mingit suusaraja silta nägin. Võt siuke äkki. Rada läheb mõnusalt alla, pikalt. Mõne aja siit tulin, aga mul ma olen seda teed pidi edasi, et ma tean seda mõnda kohta, kuhu ma tahaks ka täna jõuda. Saamegi masina proovile panna. Tuleb meil üles. Järsk mägi, jah. Valegi hetk. Samas mägi on ka päris järsk. Ma natuke siin punnitama äkki see film. 2 allapoole, ega see mägi on sellise nurgatega. Siit hoogu võtta väga hea pole. Ikkagi madalat on nagu hiiastest vähemalt ei ole, kui pöörd üles. Saab ka selgi järgu vahepealt üles. Võitame siia teise võrra mäge nüüd. Siin hakkab paistma. Paista kohe näed. Siukesed väikse pilved. Temperatuur on ka täitsa mõnus raha juba. Mis ütleb rada või? Päris väikse kätte.
korraks võiks tegelikult isegi minna. Aga pikalt küll ei viitsi. Aga õhk on küll ikka muul kohal. 1200 meetrit ja hoopis teine ilm. Ei ole midagi, siin on väike. Siit küll vihma ei tule. Nii, nüüd me oleme kuskil siin natuke sõitnud. Nüüd on juba täitsa selline tunne, et jahe on isegi. Meil ei ole muidugi väga palju riidet seljas, aga täitsa jahe on. Halloo! Sõbra paisib siin vedagi leina. Täitsa isegi hea õhk on, värske. Aga võib-olla seal sellist väikseid. Kuskil lähedal nõristab. Vaata just seda tahtsin öelda. Jõudsin nüüd jälle lõunapoolsele mäe küljele. Ja kohe on temp hoopis teine. Jälle on pala. Hobused keegi siit näha. Proovime siit alla ka saada kuidagi. Koba enda rollis, muidugi ei saa. Muidu võiks nagu siit saada. See on mingi teine mäestik juba. Ei ole mingi sai. Pärast kaardi pealt vaatama. Taha päris. Siin leelatada mingid valesi nimesi pärast. Kuulen kui loll ma olen. Siin on jälle seda pullamist küll. Praegu kaaristame ära. Teisime tsikli ära ilusti peale. Koldi vahetust remonti. Rehve ja tõudustus on ka veidi jäik. Suda keerama peab. Kütta panen siit. Aha, ma siia. No nüüd ikka väike täiega lihtsalt. Päris juba hääl oli, et on nii. Tõst ära põgenema nii. Aga mitte siit otsa alla. See moodi asjad rahulikult ja turvaliselt ette võtta. Vahepeal muutuvad teosega näidata ilusi kõik. Aha. See on nüüd see teerist. See on nüüd see teerist, kui Mell ja Heiti mäletavad. Siin me saime mitu korda kokku. Jah, ma ei teagi kumba koodi minna. On siit jah. Eelmine video mul ütlesin Heiti ja Mell, kui mäletavad. Tegelikult, et Kuldare sõrvuks, ma ütlen, et Kuldar ka. Et Kuldar oli ka tauel. Kuldar ära. Kaevandus. Vaata ma nüüd sealt tulin ja kus ma hargnesin. Variant oli siis selline, et minna mööda neid seda mäe külge tagasi. Sinna linna, mida ei näe siit.
või siis siit linnast alla ja paremale mägedesse. Siis seal paremal mägedes on üks hästi hea läki kohta, ma tahaks sööma minna, sest kell hakkab juba 3. Ma muidugi vaatan, et siin üleval on. Tarve käisime, siis ma siia küll ei jõudnud. Ikka on ilus vaade. Jah, isegi väga ilus vaade. Jah, variant oleks olnud, kui ma sealt mäest tulin nüüd seda külge tagasi sellest karjäärist mööda, seal juba ongi Alanya. Ja siis tulen siit, lähen siit tiiruga alla, siin perve peal on kohe üks väike küla, külast Šiiru-Viiru alla ja sealt üles ja selle mäe teisest küljes on siis hea stöki koht. Seda sealt mäest saab siit poolt külge minna läbi väike shortcuti teise poolt küljes. Seal on see läbitud üles kahele. See tagapäästab üks poolsaar, seal ongi see Alanya sentrum. Võt. Väike vast ei tule. Ma tean päris. Bravo. Äkki ikka siin tiirutab. Tulin siit üles, aga tuli välja, et siin on lihtsalt mingi mesilastarvud ja seega väga pikk ei ole. Ahah, see on see vaheda. Aga õhtul jällegi niisugune mõnus jahe. 47 on täitsa niisugune puupiduste läbi riiete ja mitte soe, ka niisugune värske, mõhtune jahedam. Täna teeme niisuguse pigem kruusa tripi. Hakkasin neid kohti hullud laamendama üksi olles. Et siin saab sõita nende teede pealt võiks saada iga inimene hakkama, kes mootorrattaga sõita tahab. Adrenaliini siit ikka saad. Siin kõrval ju ei ole neid piirdeid siin väga antud. Samad millest vajagi on. Vahepeal jälle klõpsu erinevatest teeoludest. Mida siin saab valida. See on see linn paistab üle. Teed on siin ilusad, kiirust ei tasu suureks ajada. Sest langus on päris mõnus, et siin saa pidama pärast. Siit võttis kellegi hoovi. Ei lõpp sealt. Et nii. Kes päris algaja on
esimest korda mootorrattaga sõidab, siis võib-olla siitkaudu tuleb, noh, kõrvalt saab paralleelselt ka teine tee. See on juba selline, kes natukene motikaga sõitnud, aga veel enduroga nii väga pole. Siin peab natukene piduritega ka mängida. Kõrvalt saab teine tee. No siin on vesi teine mõnusad jumbud isegi. Et see lõik on siin siukene 4-5 kilti. Tuleb veel asfaltini välja. Tundub, et siin on sadanud, see on üle teid. Ja siin on tõks huvitav tõus. Kahjuks Opo mul võtti jätta. Siin on küll. Siin on kõik kiiru viirus. Ristik ei kõrja näada.